väga ilus päev siin täna. Päike on väljas ja inimesed on õnnelikud ja kuidagi mõnus vibe on. Ootangi, millal Hendrik nüüd lõpetab kõne siin. Mu selja taga siin kuskil räägib kellegi. Ja siis lähme vaatame beebivankreid. Siin natukene teeme researchi. Ja uudistame põhimõtteliselt, nagu, mida meil vaja on, mis on need hinnad. Midagi me juba ostsime tegelikult täna. Siin ostsime mingi karu kostüümi ja kõike niimoodi, mis oli ostetud siis, kuidas öeldagi, haltsukast. Eesti keeles on see nii kole sõna, aga second hand poest, ehk siis me vaatasimegi, mis näeb nagu enam-vähem nagu uus välja. Ja kuna meil tuleb sügise talve beebi, siis on nagu soojemaid riided vaja. Raske nagu mõelda, kui palju on vaja ja mida on vaja, et me proovimegi mitte nagu üle osta. Aga samas, kui vaatadki nagu kaltsukates on nagu korralikud riided, mis on mingi 3, 4, 5 eurot ja siis poodides on 50 eurot ja niimoodi siis mõtled küll, et pigem osta siis midagi juba nii-öelda kaltsukas siis. Vaatame vankrit, läheme uurime ja küsime natukene vankrite kohta, et meil on teatud ideed, nagu mida me soovime see vanker nii-öelda täidaks meie jaoks ja siis uurimegi, et nagu mis on meie jaoks nii-öelda sobiv vanker. Proovimaks teksapükse ning ma näen tube välja nendes, ma ei tea. Kõigepealt on kukekad. Ma ei tea, ma tunnen nagu pall käingi ringi, sorry, aga nagu käin pallikesena veeran ringi. See on see kõhu osa. Aga nagu see ei toimi minu jaoks. Ma ei tea. Natuke naljakas näeb välja. Coffee time! Tere hommikust! Ma olen homsega 33 nädalat rase ning me just saame aru, et tegelikult teoreetiliselt 3 nädala pärast beebi võib sündida. Ja selleks ajaks ma olen siis 8 kuud rase olnud. Kõht on, ma ei tea kuidas näete siit, aga on pisiki, mitte väga pisikene, aga on ees ja täitsa näitab ennast, liigutab ennast. Beebi on tänaseks õiges asendis juba, vähemalt viimase check-upi põhjal. Muidugi ma olen teadlik, et ta võib seda asendit veel muuta, mis ma loodan, et ei muuda. Ehk ma saan ikka korralikke jalalööke siin kõhu kõrval siin. Ma ei tea, praegu ta teeb midagi jälle trikki niimoodi, et mu kõht on väga imelikus kujus. Aeg on nestida, ehk siis osta vähemalt suuremad asjad nagu põhjalikult need nii-öelda kõige vajalikumad asjad ära. Me oleme tegelikult ostnud juba viimased kuud käru ja mis meil autotool oli juba ära ostetud ja riideid siin seal ninni-nänni on ostetud juba, aga meil on viimane väga-väga tähtis ja suur asi veel puudu, milleks on siis vahetuslaud. Ja ma 2 päeva tagasi Facebooki Marketplace'is leidsin siis sellise komplekti, mis keegi müüb, on siis vahetuslaud ja võrevoodi. Meil on tegelikult voodi olemas, meil on co-sleeping niisugune pisikene voodi. Ja kuna meie magamistuba on tegelikult pisikene, siis me ei saa panna suurt võrevoodit sinna. Aga meil on teine tuba seal, mille me teeme siis beebitoaks. Ehk siis
see co-sleeping voodi on mõeldud siis esimesteks kuudeks, et teha meie elu natukene lihtsamaks. Siis ajapikku näeb, et millal me saame liigutada beebi võib-olla siis kõrval tuppa või mu ema ütleb küll, et 3 aasta pärast alles, aga let's see about that. Ühesõnaga, me leidsime selle nii-öelda võrevoodi ja vahetuskummuti Marketplace'ist. Issand, jumal, see hakkab niimoodi sadama praegult. Hendrik läks võtma autot. Meil pole autot siin ja me rentisime niisuguse kaubiku auto ja Hendrik läks just jalgrattaga kaubiku auto juurde, aga vihm hakkas sadama. Mul on kahju tast. One for the team! Me oleme nüüd tagasi korteris. Paaritunniline seikulus oli see. Ostsime siis sellise kummuti. Meil lendas sahtel täiesti eest ära niimoodi pilbasteks, kui me panime seda autosse. Ostsime liimid ja asjad, et saaks natukene korda teha seda ja värv tuli vähe maha ja mingi värvi asja, et midagi saaks parandada nii-öelda. Siis meil on voodi. See on siis see suur voodi nii-öelda ja meil on siis co-sleeping voodi ka, mis on selline, siin on hästi segamini praegu, selline poolik niimoodi, et me kinnitame selle enda voodi külge. Et esimesed 4 kuud, 5 kuud vähemalt on siis seal ja siis sealt vaatame edasi, et kuidas kõik muutub. Ja siis ostsin sellise korvi, mis paneme siis sinna kummuti kõrvale, mis on siis mustade riiete jaoks. Vaikselt koguvad asjad ja see kõik komplekt kokku oli umbes 220 € äkki. Et saada kummut, voodi, siis ülemine asi ja siis vahetus alus nii-öelda 4 asja, kõik kokku 220, ma arvan, päris hea võit oli sellega. Võredles, kuna vaatame nagu, mis tegelikult kõikide nende hinnad on, see nagu 600 € mingi tuleb kokku. Et pigem säästa siis raha juba ja kuna ma teen koostööd ainult väga valitud firmadega ja enamasti üldse ei tee koostööd, enamus kulud on ikkagi meie kanda. Aga nüüd kiire lõuna, vaatame, kuidas me saaksime paigutada asju siin korteris. Meil on suur korter, aga kui hakkame ostma selliseid asju, siis tundub nagu pisikene korter. Ühesõnaga, see on see plaan tänaseks. Kui keegi on huvitatud, siis ma arvan, seda kasutatakse tegelikult vannitoa ja köögi jaoks. Niisugune pliiats Silvanist ja katab täitsa ära need vigased kohad nii-öelda. Beebi asjad on nüüd puhastatud. Me käisime kõik kohad lapikestega üle ja parandasime mõned vead ära. Näitan siia ka. Panime selle laua siia. Sinna nurku tuleb mingid asjad veel. Ja ühesõnaga, see on natukene valmis. Nüüd on teise projekti aeg. Ehk siis meil on sellised nädalavahetuste projektid vahepeal ja see nädalavahetus on järgmise projekti aeg. Ehk siis me korrastame enda, kuidas öelda, kuivainete sahtli riiuli ära. Ehk siis paneme tooteid karpidesse. Põhimõtteliselt sorteerime natukene asja, siis seal on praegu lihtsalt paki otsas. Ühtegi struktuuri pole ja mul on viimasel ajal mingi, öeldakse, et emadel või rasedatel tekib selline periood, kus sa tahab korrastada kõiki asju, siis mul on see periood hetkel, kus ma tahan korrastada kõiki asju. Seda me teenegi täna. That's crazy. That was shelf 1. That was shelf 1? Oh my god, okay.
See on siis meie ülevaade asjadest. Ja mul avastasin, et meil on ostetud 3 samat pakki suhkrut, kuna me ei teadnud, et meil neid on. Siin on riisipakid kõik, mida me oleme ostnud. Ja siin on kõik pasta. See on minupoolne meeldetuletus, et vaadake, mis teil kodus on ja tehke struktuur selle kohta. Kuna ilmselgelt meil see puudus. Me tulevad siia sahtlit ka mingi hetk, et saaksime välja tõmmata. Kuna üks põhjuseid on muidugi see, et me ei näe lihtsalt tagaotsa, mis meil olemas juba on. Aga praegu paneme lihtsalt karpidesse ja sorteerime ära, mis jääb, mis läheb. Nii, nüüd on pühapäev käes ning polegi väga palju teinud, ausalt öeldes. Ma magasin vahepeal. Beebi nii-öelda tootmine võtab omajagu energiat. Aga me teeme nüüd õhtusöögi, grillime. Meil on grill siin rõdul olemas. Ja teeme rhubarberi scramble kooki. Ehk siis mina teen. Nii et aga ma tõmban selle otsa selle videoga kokku, et näeme järgmises videos siis. Tšau!